No nii, meie Järvamaa mets, kuusekase segamets, natukese mändi ka sees. Keegi on meil siin kõndinud, keskid siin käivad, aga sellist suurt kaske on meil siin päris omajagu. Niisugune 20-meetrine. Kõrval ka. Täitsa kasepakk. See siin hetkeseisuga ütleks, et siit võib täitsa isegi vineeripakku saada. Alt on ta kindlasti jämeduse viimases astmes, aga siukse 2,7 peenikese või peenikese lühikese kasepaku siit saaks kindlasti. Vaata, et ülevaltki poolt võib saada. Oksa siin ei ole, oks on kuskil 4 meetri peal esimene, seal on kohe järgmine samasugune, see läheb küll kahearuliseks. Seal on järgmine ilus pikk sirge kask. Seda on meil siin kõvasti, nii et selline veekaitsemets. Kahes küljes, seal umbes praegu 70 meetri peal ja ka seal 70 meetri peal on Jägala jõgi, Jägala jõe ülemjooksul. Siin seeserv oleme veel veekaitsetsoonis, nii et kindlasti siin mingit lageraiet teha ei saa ega ei lubatagi selja taha jäävas metsa osas. Võib-olla saab seda teha, et selline metsake ta meil siin nüüd on. Eks siin on ka surnud kaske ja surnud kuuske, õnneks üraskit väga sees ei ole ja sellist, ütleme nii, et müdistamist oleks siin omajagu ja eks sellepärast on ka natuke koolis käidud ja õpitud ja ise juurde õpitud autodidakselt, et mida teha ja kuidas teha, et tulebki hakata mingeid otsuseid tegema, et siin on üks kuusk ümber läinud, millestki päris hea küte kindlasti. Ja nüüd siin ongi näha, siin on Jägala jõgi ja kui ma siit nüüd lähen, siis on Jägala jõe käänak siin. See on küll muidugi kunstlik käänak, nagu nõukogude ajal neid asju tehti, aga jah, siin on nüüd remmelgas ära läinud. Jälle hea küte, siin all on Jägala jõgi. Aitüma! Nii, meie metsa tagumine nurk siis põllupoolne, siin ääres on ka kuivenduskraav. Siit on, nagu näha, siin on ka kuuske kuivanud sees, siin pool on rohkem mändi. Selline ta siis on, siin on nagu seda kaske vähem ja kuuske rohkem ja noorem, et siit vist proua vanemad 40 aastat tagasi tegid küttepuid, et see peaks olema see osa. See siin võiks olla ka väljaveotee või midagi taolist. Siin on ka pikali ja niisama surnud ja kuivunud ja ütleme nii, et tegelikult see mets on 3,4 hektarit. Ühele inimesele käib see põhimõtteliselt heas mõttes üle jõu. Muidugi, kui elaks siin ja pidevalt teeks, siis ta ei oleks kaugeltki nii hull.
mis sellega teha, et peab mõtlema. Kitse jälge ja keegi on koeraga käinud ja selline ta meil siis on, et päris suur ja ütleme nii, et tihusid siin ikka on, et jah, sealtpoolt taganurka ei lubata ja kindlasti jah saagida, aga siit ikka tuleks, et Ülle Läll arvas, et tegelikult tuleks lageraie teha metsakasvatuslikult. Ta võib isegi õige olla, ega siin Kõdusoo kasvukoha tüübis väga midagi targemat teha ei ole, aga kahjuks kuskile siia tahapoole, kus ma olin, siia mahuks lageraie lank sisse. Seks, et kahes küljes on veekaitsetsoon, siin lageraie võib olla väike ja jõe äärde üldse ei lubata. Ja ega ise ei taha ka, lihtsalt pigem, kuna siin on sellist järelkasvu ehk teist rinnet siin on, päris lagedaks ta ei jääks. Tegelikult siin see osa kuusest, noh jah, kindlasti jälle metsakasvatuslikult, et see ei ole mingi palgipuu tulevikus, aga ega ta päris siuke jama ka ei ole ja noh, näiteks sellist mändi, mis ta siin on, 40 senti rinnas diameeter, visuaalselt, noh ütleme kuskil 18-20 meetrit kõrge. Noh milleks, see on küll siuke 100-aastane ja peale võib-olla natukese alla mänd. Seda maha lõigata, siin on selliseid veel. Ei ole mõtet ja. Rikkaks ei saa, aga looduse vaesemaks selle võrra kindlasti. Samas siin on jälle kahjuks puuskade vahel on üks mänd on ära läinud. Ideaalne küte. Peabki vaatama, et kõige tähtsam asi on mõtlema, millised tehnika peab soetama, millega siin saaks üldse toimetada, et ega siia suure mingi Belarusiga sisse võid ju selle rögisaja kuskilt 2000 euroga osta ja mingi roostetanud haagise sappa ka, aga kas see nüüd kõige õigem lahendus siia oleks? See olegi see põhilisse staabi kohta välja. Siia oli keegi meil teinud mingisuguse puki, aga pukk on see aasta puukülest lahti tulnud. Värskest materjalist sellise asja. Nii et 2 kuuse vahel ta oli, et ja siin ümbruses on ka, juba kui siin vaadata on surnud puid, nii et siuke mets siis on. Ja ma muidugi ise olen mõtetes ja visuaalselt ja kõiges muus näinud raudhobu Iron Horse'i usku ehk siukene pisikene roomik, millega saaksin vahel hästi toimetada. Noh, ütleme nii, et kalli materjali mõistes on muidugi selline kass kõik hukas. Siit mingit 100 eurot tihu kasepakku ei saa,
aga mõnest puust saab ja siis on siin nüüd meie väljapääs, jõuame diagonaalis teise maaserva ja siin on nüüd selline asi, Jägala jõgi. Näete. Ja selline, see on siis nõukogude ajal koppadega sirgeks kaevatud, teisele poole tehti tee tammina ja siis siia poole tõsteti ka ja siis see nüüd läheb üks 150 meetrit edasi, mis keerab paremale ja 150 meetrit umbes veel mööda jõekallast kuni põlluni. Kui siit nüüd see võsa maha lõigata, siis siin ääres on tegelikult päris hea selline ligipääsutee, et kus saaks metsatehnikaga või mingisuguse kogumistehnikaga sõita ja siit tuleb seda, ütleme, hakkepuidu materjali tuleksid kõvasti, kuna siin on selline tõsine jamps ja eks selle jõe ääre lahti lõikamiseks antakse kindlasti luba ka ja nagu siin on niisugust kaske ja paju ja toomingat ja isegi üks haav oli siin, mille ma kobras oli ümber lastud ja mille ma juba ära tükeldasin, aga et siin võimalusi tegelikult toimetada on. Lihtsalt kas üks 50-aastane selle kõigega hakkama saab üksinda ja kas sellel üldse mõtet on, see on nüüd omaette küsimus. Ei ole, kuna seda metsa on siit veel 500 meetrit edasi ja meil teine tükk veel ja siis, mis meil on Noarootsis, nagu metsapuudust ei ole ja siis on siin vana nõukogudeaegne ülekäik täpselt siit on meie maapiir, läheb sinna, siis sinna põlla peale ja meil on niisugune purre. Siin saab nagu käia. Püüaks ette mitte kukkuda. Ja siis see on siin Lõhejõgi väidetavalt. Kirjas on Jägala jõgi Lõhejõena. Praegu on vett palju, suvel siin praktiliselt ei ole, keskel väike nireke on. No ma ei tea, prahti on ka natukene ja selline lugu siis, aitüma.